selle projekti algtõde on see, et me võime lugeda igal ajal ja igas vanuses lastega. Et lugemine on selline tegevus, ettelugemine, just pildiraamatute ettelugemine on tegevus, mida me oleme harjunud tegema võib-olla ainult unejutuna teinekord, see on selline tavaarusaam. Aga nüüd on selline olukord, kus me oleme nagu koolitatud õpetama inimesi lugema igal ajal, igas kohas, igas vanuses lastele, alates sünnist. Meie projekt keskendub siis vanuses 0–7 lastele. Üldine eesmärk on teadlikustada kvaliteetsete pildiraamatute ettelugemise olulisust koolieelikutele ehk siis lastele kuni 7 eluaastat. Ja sealhulgas ka sotsiaalmajanduslikult kehvemates tingimustes elavatele ning erineva kultuuritaustaga lastele. Nii, täpsemalt on eesmärgiks see, et lapsevanemad, alushariduse pedagoogilised töötajad, raamatukoguhoidjad, pedagoogiliste erialade üliõpilased oskaks teha teadlikke valikuid, milliseid pildiraamatuid koos lastega ette lugeda, see ei ole mitte vähetähtis, ja kuidas neid ette lugeda. Just nii, et see oleks rõõmu pakkuv tegevus mõlemale poolele. Selline väga lihtne seletus, miks see projekt on ellu kutsutud. Nüüd, kui minna nagu täpsemaks nende eesmärkidega, siis selle projekti sisu on, kuidas koolitada ette pildiraamatute ettelugejaid spetsiaalse õppekava ja metoodika järgi. Nii et täna me siis tutvustamegi seda õppekava ja metoodikat. Need on need tulemid, mis on valmis hetkel. Selle projekti partneriteks on 4 riiki: Belgia, Itaalia, Rumeenia ja Eesti. See on selline Euroopa koostööprojekt. Siin on väike ajaline ülevaade, et metoodika ja õppekava on valmis, aga tulemas on veel sellised juhendmaterjalid nii õpetajatele kui teistele pedagoogilistele töötajatele ja lapsevanematele. Ja selleks, et hoida ennast kursis meie tegemistega, siis tasuks uurida lugemisühingu kodulehte, kus on meil koolituste all eraldi see 3R kirjas. Sinna me paneme uudiseid, kui oleme kuskile jõudnud ja on midagi öelda. Ja teine suur keskkond, kus on kogu projekti info üleval, on see readingmagic.eu, kuhu hetkel, ma arvan, ei ole seal üleval, aga ma ütleks, et lähinädalatel saavad need metoodika ja õppekava sinna üles seatud. Need on siis 4 keeles ja inglise keeles ka. Ja need jäävad nii-öelda, öeldakse, et open educational resource, ma ei tea, kuidas vastavara. Kuidas? Vabavara. Jah, vabavara, jah, võib-olla tõesti. Et need jäävad sinna ülesse avalikuks tutvumiseks. Ja ma natuke uurisin seda Open Educational Resource'i ka, et seal on nii, et sa saad
saad seda vaadata, saad seda kasutada, saad seda ka muuta, adapteerida. See on selline tõesti nagu kogu rahvale see materjal, mis seal on üleval. Ja seal on ka muidugi kontaktandmed, et kui on kellelgi näiteks huvi saada kontakti kas Belgia või Itaalia vastavate ühingutega, siis sealt kaudu on võimalik näiteks mingeid uusi koostööprojekte luua. Ja Facebookis nüüd selleks, et me nii-öelda oma Eesti piires siin saaksime infot jagada ja need, kes on teemast huvitatud, oleksid nii-öelda koondatud mingisse vormi, siis sai loodud Pildiraamatu maagide grupp. See on nagu avalik grupp, kuhu siis igaüks võib postitada, mis on nagu nii-öelda uudised pildiraamatutega seotud. Ja tulevikus on meil plaanis lugemisühingus hakata koolitama nii-öelda ettelugejaid. Aga sellest räägime siin edaspidi, tänase päeva jooksul. Et need on need partnerid siin veel kord. Ja väga huvitav projekt on lihtsalt selles mõttes, et kui mulle tehti see ettepanek või mitte ettepanek ei tehtud, aga lihtsalt pakuti võimalust, et võtta nagu kinni või osaleda mingis projektis lugemisühingul kaudu, siis ma kohe nagu haakusin selles mõttes, et see teema on niivõrd põnev ja köitev, et me teame, et lugemine on ju see, mis ei ole enam võib-olla noorte seas niivõrd populaarne, siis selleks, et ennetada neid lugemisraskusi või probleeme just selle rõõmu pärast lugemisega, siis on hea, et meie Eestis ei ole tegelikult veel nii halvas olukorras, et meil ikkagi loetakse. Aga parem on alati probleeme ennetada, kui pärast haavu lakkuda. Et ma arvan, et me oleme nagu õigel teel selle teemaga. Ja täna meil on siis meie kolm kanget, kes me oleme viinud läbi metoodika testkoolitusi ja räägime siis nagu nendest oma teemadest, millega me oleme töötanud. Et me lihtsalt peame seda, meil on juba nii palju kogunenud seda materjali, et vahest on nagu hea käia ja rääkida sellest ka, et siis lööb nagu endal kah pildi selgemaks, sest see on tegelikult hoopis teine maailm, kuhu me oleme sattunud nende pildiraamatutega, vähemalt minu jaoks.